Tere jälle vutifännid! On 1. august ning oleme taas siin, et kostitada teid värskemate pealkirjadega vutimaailmast. Klopp määras eile ametisse uue Liverpooli kapteni ning putsad riputas varna üks Uruguay jalgpalli suurkujudest. Kes need mängijad on, selgub juba siis, kui vaatate meie tänast episoodi edasi. Liverpool teatas, et nende uueks kapteniks on saanud Virgil van Dijk ning uueks asekapteniks määrati Trent Alexander-Arnold. Van Dijkist saab 21. mängija, kes 1959. aastast saati Liverpooli kapteni paela kandnud on. Eesti jalgpallur Alexander Volkov, kellel oli paar nädalat tagasi Narva Transi fänniga füüsiline konflikt ja kellega Nõmme Kalju seejärel koostöö lõpetas, kuulutati ametlikult Transi mängijaks. 23. juulil peetud Tallinna Flora ja Transi vahelise Premium Liiga mängu ajal leidis tribüünil aset intsident, kus Volkov sattus rüselusse Narva klubi fänniga ja lasi käiku ka oma rusikad. Volkov eemaldati pärast intsidenti staadionilt ja hiljem ka Kalju klubist, kelle president Kuno Tehva ütles, et nendel on selliste asjade suhtes nulltolerants. Täna andis Narva Trans teada, et Volkov on ametlikult nüüd nende ridades. Uruguay jalgpallikoondise rekordinternatsionaal Diego Godin otsustas sportlaskarjääri lõpetada. Klubi karjääri viimased aastad veetis Godin Itaalias, Brasiilias ning Argentiinas mängides. Manchester Unitedi hooajaeelse kaotuse ajal Borussia Dortmundi vastu märgati olukorda, kus Andre Onana pärast Harry Maguire'i lohakat kaitsetööd mehele korralikult puid alla paneb. Väravavaht kommenteeris nüüd, et seda tüüpi suhtlus on ilmselgelt vaid mängu lahutamatu osa ning ta on sellest juba edasi liikunud. Manchester Unitedi jalgpalliklubi pikendas Adidasega lepingut. Uus leping toob kuulsale Inglismaa meeskonnale 10 aasta jooksul sisse vähemalt 900 miljonit naela, ehk umbes 1 miljardit eurot. Unitedi varasem 10-aastane leping Adidasega oli väärt 150 miljonit naela. Uus leping on ühtlasi Premier League'i kõigi aegade kopsakaim. 900 miljonit naela kasseerib rõivasponsorilt ka Chelsea, kuid nende leping Nike'iga on sõlmitud 15 aasta peale. Me naerame selle üle, kui meid Kylian Mbappega siduvaid kuulujutte kuuleme. Võin öelda, et ta on tõesti hea mängija, kuid rahalised tingimused selliseks üleminekuks ei sobiks Liverpoolile üldse, sõnas Klopp meediale. Varasemalt oli meedias kajastatud, et Liverpool on sel suvel valmis rahakotti kõvasti kergendama ning kavatseb Mbappe allkirja eest samuti võistelda. Koduse jalgpalli Premium Liiga avavooru järele peetud mängus alistas FC Kuressaare esmaspäeval koduväljakul 3-1 Tartu Tammeka. Märten Pajunurm viis kodumeeskonna 586 pealtvaataja ees peetud kohtumises juba 9. minutil juhtima, aga Kevin Mätas viigistas 8 minutit hiljem penaltist. Kuressaare jättis 3 punkti siiski koju, sest 54. minutil tõi tabloole 2-1 Oliver Rass ning lõppskoori vormistas Joonas Soomre 82. minutil. Fabrizio Romano kirjutas uudistelehel Code Offside, et sel nädalal tasuks pilku peal hoida Manchester Unitedi poolkaitsjal Fredil. Mehe sõnul on Türgi hiid Galatasaray juba mitmeid päevi ülemineku nimel pingutanud, kuid tema andmete kohaselt jahivad mehe allkirja ka teised klubid, sealhulgas Saudi Araabiast. Saudi Araabia kõrgliiga klubi Al-Ittihad teatas, et klubiga on nüüd ametlikult liitunud Liverpoolist Fabinho. Brasiilasest saab mõne päeva jooksul juba teine Liverpooli poolkaitsja pärast Jordan Hendersoni üleminekut Al-Ittifaqi, kes liitub mõne Saudi Araabia klubiga. Suured tänud meiega taas olemast ning näeme teiega juba taas homme. Olete oodatud nagu ikka oma arvamust eelnevatel teemadel kommentaariumis meiega jagama. Näeme juba peatselt taas.